Aga nüüd on aeg liikuda motivatsioonikõne juurde ning saada uusi teadmisi keskkonnasõbraliku startupi loomise kohta. Palume lavale Mirko Nõmsalu. Nii, tervist! Mina olen Mirko Nõmsalu, TalTechi tudeng ja ka oma loodud startupi Foodler kaasasutaja. Ja miks ma täna siia olen tulnud, on see, et rääkida siis täpsemalt, kuidas tudengina siis keskkonnasõbralikku startupi luua. Et kui rääkida natuke endast, siis olen Tartust pärit, hetkel 21-aastane. Õpin samuti TalTechis siis keskkonna, energia ja keemiatehnoloogia erialal teise kursusel ning lisaks sellele töötangi siis oma enda loodud startupis Foodler. Ning nii minu kui ka Foodleri lühidalt öeldes moto ongi siis muuta maailma paremaks paigaks. Ja räägiksingi natuke täpsemalt, et mis see Foodler siis õieti on. Et me oleme hetkel siis 4-liikmeline startup, mis lõi siis sellise veebiplatvormi, kus toidukohtadel ongi võimalik siis oma värskelt müümatunud toidule päeva lõpuks siis soodsam hinnast ostjad leida. Ja läbi selle, ma võingi tuua lihtsa näite, et restoranidel, kui nad näiteks teevad valmis päevapakkumisi, siis tihtipeale ei leita neile õiges koguses ostjaid ning seetõttu päeva lõpuks tuleb mingisugused praed lihtsalt ära visata. Ning seetõttu ongi võimalik siis toidukohtadel teenida lisatulu just nimelt müümatunud toidult ning seeläbi vähendada toidu raiskamist. Samas siis kõikidel inimestel ja Foodleri kasutajatel ongi võimalus soetada siis kvaliteetne restoranipraed ainuüksi 2–4 euro eest. Ja kui rääkidagi sellest, et kuhuni me praegult jõudnud oleme, et me olemegi siis hetkel üle 7000 toidupakkumise tegelikult tänaseks maha müünud ja päästnud. Meil on üle 40 restorani ja kohviku nii Tartus kui Tallinnas ning suurim heameel on ka selle üle, et meid on valitud siis Eesti suurima äriideede konkurssi Ajujaht top 10 ettevõtte hulka. Kuid tuleme siis Foodleri juurde hiljem tagasi, et kõigepealt ma räägiksin sellest, et kui üldse startupi luua, tuleks ka ise ettevõtlik olla. Ning minu teekond tegelikult sai ka alguse umbes 13-aastaselt, kui mulle anti siis samuti pihku see legendaarne Rikas isa, vaene isa raamat, et kindlasti on see väga paljudele olnud inspiratsiooniks oma ettevõtluse teemal tegemaks. Ning pärast seda siis nii põhikoolis kui keskkoolis üritasin olla võimalikult aktiivne, õppida ise nii investeerimise kui ettevõtluse kohta, samuti osaleda erinevatel üritustel ning käia ka sellistel noorteprogrammides nagu Hüppelaud ja Changemakers Academy. Et ma kindlasti soovitan neid, kuna need on andnud sellise noore poisina mulle väga palju sellist eeskuju, et esimesed sammud, et näha seda ettevõtluse elu ja sellist noorte häkatloni laadset üritust. Ja kui ma Hugo Treffneri gümnaasiumi lõpetasin, siis mul oli selge, et ma tegelikult tahaksin luua endale elus selliseid väljakutseid ning olles siis kaitseväes, ma tegelikult sattusin juhuslikult peale siis Eesti Energia mäemeistri praktikale, mis toimus siis Estonia kaevanduses. Ja ma tundsin, et see on tegelikult minu võimalus, et õppida noore poisina juurde midagi täiesti uut, kuid samas minna sellisesse mugavustsoonist välja ja esitada endale väljakutse. Ning kuna sellele praktikale tegelikult oli vaja maapõueressursside bakalaureusekraadi lõputunnistust, siis ma suutsin ennast maha müüa ja ikkagi sinna praktikale sain. Et see oli selline esimene edusamm. Ja lõpuks ma olingi siis kuu aega Ida-Virumaal venekeelses töökeskkonnas 60 meetri sügavusel maa-aluses kaevanduses ilma igasuguse hariduse ega kogemuseta. Ja see oli kindlasti selline väljakutse, aga ma sain hakkama. Ja mida see mulle õpetas, et esiteks ma sain kogemusi kuidas siis kaevandada põlevkivi, aga mis põhilisem, et
ma sain nagu endale sellise hea tunde, et kõik niisugused piirangud ja hirmud on tegelikult ületamiseks ning elus on kõik võimalik, kui nii-öelda ise seda soovida. Et see andis kindlasti niisuguse tõuke, et ka tulevikus midagi ise ära teha. Ja ütleme nii, et kui praktika oli tehtud, siis lõpuks oli aeg ise ka nii-öelda ülikooli astuda. Et tegelikult siis jõudsingi lõpuks ka ise TalTechi keskkonna, energia ja keemiatehnoloogia erialale ja juba peale esimest semestrit tegelikult märkisin, et üsna palju jääb nii-öelda aega ka kooli kõrvalt üle ning hakkasin käima erinevatel siis ettevõtlusega seotud seminaridel, konkurssitel ja ka hackathonidel. Ja kui rääkidagi täpsemalt siis ka tudengile, et millised võimalused on nii-öelda startupiga alustada, siis kindlasti väga hea võimalus on erinevad seminarid, nagu ma ka ise neid tutvustasin, et see on hea võimalus just oma teoreetilisi teadmisi täiendada, aga kui neid teoreetilisi teadmisi mitte kunagi nii-öelda praktikasse panna, siis ei ole ka nendest otseselt kasu. Et siit edasi ma tegelikult suuremalt soovitaksingi pigem võtta osa erinevatest hackathonidest ja ärikonkursitest, et see on nagu tõesti võimalus, kus sa saad ka ise nii-öelda käed külge panna, et see idee nii-öelda teostuseni viia. Ja hackathonid on just selles suhtes hea võimalus, et kui sul ei ole ideed või sul ei ole nii-öelda tiimi, siis see on hea võimalus, kuhu minna, sest kedagi nii-öelda kõrvale ei jäeta ja võib-olla sa saadki esimestel korradel aidata kellegi teise ideel nii-öelda sündida. Ja samuti, kui sul juba on idee ja ka tiim, siis kindlasti võtta osa erinevatest konkursitest ja ärikiirenditest, sest see on tõesti andnud sellise võimaluse siis idee nii-öelda teostuseni viia läbi nii-öelda erinevate mentorite. Ja kui rääkida siis enda startupist Foodler, et kuidas see sündis, et siis tegelikult täpselt samamoodi. Et meie siis läksime kõigepealt Startup Labi korraldatud üritusele Student Startup Camp, mis oli siis niisugune 4-päevane hackathon tudengitele ja meie puhul samuti idee sündis siis sellest, et meil oli kõigil nii-öelda tiimiga niisugune roheline mõtteviis ning panime pead kokku ja kuna üks meie tiimi liige Kertu oli siis varasemalt töötanud erinevates kohvikutes ja restoranides ning näinud pealt seda, kui palju tegelikult päeva lõpuks sellist kvaliteetset toitu lihtsalt ära visatakse, siis sealt sündiski see idee luua selline platvorm, kus siis restoranid ja kohvikud saavad oma müümata jäänud valmis toidule ikkagi nii-öelda ostjad leida. Ja tegelikult selle 4-päevase hackathoni jooksul me saime väga head tagasisidet, samas leidsime endale tiimi sellised olulised liikmed, kellega seda platvormi arendada ning saimegi valmis ka sellise esimese prototüübi, mida oli võimalik siis nagu reaalselt esitleda. Ja sellega me tegelikult läksimegi kohe enda vana hea jalgpalli trennikaaslase Mikk Valtna juurde, kes on siis Tartu ühe suurima restorani 3 tilli omanik ning esitlesime talle seda mõtet, seda samast sarnast platvormi, mis oli meil loodud nii-öelda MVP-na ja tema nii-öelda andiski selle suurema tõuke selle asjaga edasi minna, et ta ütles, et tõesti, et ka temal on kogusid raske planeerida ning sellel ideel on kindlasti jumet ka nii-öelda teistele toitlustuskohtadele. Ja siis oli kindel, et me teeme selle asja ära, maksku mis maksab. Ja kuidas see välja nägi, et siis järgmiseks me käisimegi erinevatel konkurssitel nagu Kaleidoskoop, samas roheideede võistlus Negavatt ja lisaks ka IT-tudengite projektide võistlused, kus me ka teenisime väikese sellise auhinnaraha. Kogu platvormi arendus ise võttis päris pikalt aega, lausa 6 kuud ja mina nii-öelda ainukesena tiimist ei olnud selline IT-ga nii palju seotud ja arendusega otseselt ei tegelenud, ainult nii-öelda mõttetasandil, siis otsustasin, et ma kasutan selle suve niimoodi ära, et ühendan seal siis nii oma eriala kui ka mõeldis nii-öelda Foodleri tulevikule ja seetõttu ma läksingi siis Eesti Energiasse päikesespetsialisti praktikale, kus ma siis müüsin pea 200 kilovati eest päikeseparke Eesti inimestele ning seeläbi õppisin nagu meeletult palju müügitööd. Ja kui ma sealt praktikalt tagasi tulin, siis oligi juba selge, et mina hakkan tegelema just selle müügipoolega ning siis nende päikeseparkide huviliste pealt läksin üle siis restoranide omanike peale, et kellele ma hakkasin helistama ja neid siis värbama meie platvormile. Ja
võibki öelda nii, et tegelikult on tiimil väga tähtis roll, et kuna meie tiimil olid tõesti sellised, me olime kõik tudengid, aga meil oli erineva kompetentsidega inimesed seal ning meil olid reaalselt omal nagu olemas teadmised, kuidas see platvorm ka päriselt nii-öelda ise valmis ehitada. Ning seetõttu meil olid kulud nagu üsna minimaalsed ning me saimegi suurema osa nii-öelda ise täiesti valmis tehtud. Ja augustikuu viimasel nädalal tegelikult toimuski see kogu launch imine ja sealt alates meil ongi sellised esimesed maksvad kliendid ning kogu see teekond on nagu alguse sealt saanud. Ja et me olemegi nüüd tänaseks üle 7 kuu nii-öelda aktiivselt tegutsenud, kus platvorm on valmis ja me oleme väga uhked tänaste nii-öelda saavutuste üle, kuid muidugi on väga palju tööd veel ees, et seda potentsiaali nii-öelda realiseerida. Et siin on näiteks ka pildid toitudest, mis on tänaseks nii-öelda läbi Foodleri tegelikult päästetud, mis muidu oleks lihtsalt nii-öelda äraviskamisele läinud. Ja kui ma olen siin välja toonud selle, et Foodler on nii-öelda win-win-win lahendus, siis ma selgitaksingi seda täpsemalt lahti. Et varasemalt tegelikult puudus turult selline jätkusuutlik teenus, mis oleks üheaegselt kasulik nii toitlustajale, toidutarbijale kui ka samas keskkonnale. Ja me nägime, et meil on võimalus Foodleriga selline lahendus nagu päriselt ka luua siia turule. Ning seetõttu esiteks, kuidas on see kasulik nii-öelda toitlustajale, on esiteks see, et me tõesti toitlustajale on võimalik teenida lisatulu just nii-öelda müümata ennast toidu pealt. Et kui varasemalt neil ei olnud võimalust toit, mis nii-öelda üle jäi, nad lõpuks siis kas viskasid selle lihtsalt ära, kasutasid kuidagi oma tarbeks, aga nüüd neil on olemas platvorm, kus see ülejääk nii-öelda müüki ikkagi panna. Teiseks läbi selle ongi võimalik vähendada toidu raiskamist ning ka kõik meie nii-öelda partnerrestoranid ja kohvikud saavad seeläbi tõsta oma nii-öelda keskkonnasõbralikku mainet, mis on tänapäeval ühiskonnale väga tähtis. Ja mis kõige tähtsam, me tegelikult toome läbi Foodleri oma partnerrestoranidele uusi kliente nende toite maitsma. Et väga paljud Foodleri kliendid on avastanud enda jaoks sellise uue toidukoha, kuhu ta on siis nii-öelda hiljem ka tagasi läinud lihtsalt sööma. Ja kui ma varemalt rääkisin, et neid koguseid on väga raske planeerida, et kui palju päriselt inimesi nii-öelda tuleb koha peale sööma, et siis siin oleme ka meie abiks, et kõik nii-öelda see ülejääk, mis alles jääb, et seal me võtame selle riski mingil määral enda peale, et nüüd on olemas niisugune platvorm, kuhu need üles saab panna ja ikkagi see ostja leida. Kuidas see siis inimestele kasulik on, et tegelikult meil endil tudengitena oli sama mure, et õhtuti oli raske leida toidu kohta, kus saaks kiiresti haarata kaasa just nii-öelda kvaliteetse, kuid samas odava toidu. Ning seetõttu ongi nüüd tänu Foodlerile võimalik raha säästa, kuna need samad restoranipraed on 30–70% soodushinnaga. Samas siis on võimalik süüa just nimelt tervislikku ja maitsvat restoranipraadi ning mis kõige tähtsam, et iga ostetud toiduga tegelikult ongi võimalus anda panus siis toidu raiskamise vähendamiseks. Ja tegelikult ka nii-öelda meie endi klientide tagasisidel juhtuski see, et me lõime ka võimaluse enamus meie restoranidest minna siis toidule järele oma karbiga, et seeläbi vähendada ka nii-öelda pakendireostust. Ning siin on ka näha tegelikult, kuidas see Foodler siis täpsemalt toimib, et ma võingi öelda, et enim pakkumisi ongi tavaliselt seal tööpäeviti umbes 3 ja 6 vahel, ja see on nagu huvitav, et iga päev ei jää restoranidel nagu toitu üle, et siis see ongi alati selline üllatusmoment, et mis nüüd seal platvormil on, et iga päev on sellised erinevad toidud seal, et see teeb selle asja nii-öelda huvitavaks. Samas, kuidas me oleme siis kasulikud keskkonnale, ongi see, et ma ei räägi lihtsalt toidu raiskamisest, vaid see päriselt ka nii-öelda probleem, et 1/3 kogu maailmas toodetud toidust tegelikult läheb nii-öelda raisku ja kui mõelda üldse nii-öelda keskkonnale ja maailma saastamise peale, siis kui panna see toidukadu lihtsalt nii-öelda muutada nii-öelda riigiks, siis saastamiselt olekski see riik nii-öelda 3. kohal siis Ameerika ja Hiina järel. Et see probleem on siin kindlasti olemas ja kui panna see nüüd ka mingil määral numbritesse, siis ainuüksi Eesti toitlustusasutustes jääb siis aastas müümata ligi 40 miljoni euro väärtuses siis valmis toitu aastas, mis siis muidu
läheb lihtsalt nii-öelda raisku, et lõpetab oma tee näiteks prügimäel. Et siin me olemegi tegelikult mingil määral lahenduseks sellele ja mida me oleme selleks ära teinud, ongi see, et me oleme inimestele või üritame neile kujundada sellist uut harjumust toidu raiskamisega tegelemiseks. Et võibki öelda, et tänaseks meil on väga palju huvilisi, seda on nagu tore kogeda, et on palju inimesed, kes ostavadki reaalselt igaks õhtusöögiks endale prae ainult Fudlerist. Samas on inimesi, kes lihtsalt nii-öelda mõttetasandil mõtlevad meiega kaasa ja tahavad nii-öelda keskkonna jaoks midagi ära teha. Ning tänaseks tuleb meile pea iga päev erinevaid koostööprojekte nii ettevõtete, organisatsioonide, ministeeriumite poolt, inimeste poolt, et üheskoos leida lahendusi kas siis toidu raiskamise probleemile või mõnele muule keskkondlikule probleemile. Et seda on tegelikult tore kogeda ja me tahamegi olla ka tulevikus eesrinnas sellel teemal. Ja tegelikult lihtsalt öeldes meie visiooniks ongi anda igale müümata jäänud toidule siis uus võimalus. Et kui rääkidagi tulevikus, siis nagu ma ütlesin, me tahamegi olla nii-öelda eestvedajad efektiivse toidu raiskamise vähendamisel. Samas on väga suur potentsiaal veel meis endis, et laiendada nii toitlustuskohtade poole pealt, kuid samas ka laiendada nii toidupoodide, tanklate, hotellide ja muude toiduasutusteni. Et seal jääb samuti nii-öelda palju toitu müümata. Samas on meil lähitulevikus plaan kaasata nii-öelda investeering ning sellega laiendada ka välisturgudele, kuna seal on samuti potentsiaali sellel lahendusel. Ja kui mõelda üldse nagu pikemas tulevikus või mis meie visiooniks on, siis tegelikult me tahaksimegi muuta toidu päästmise selliseks hasartseks ja panna nii-öelda inimesed omavahel toidu päästmise osas konkureerima või võistlema. Et kui praegu ei tunnistata üldse, et mis see toidu raiskamine on, et siis tulevikus see võiks tänu Fudlerile nii-öelda muutuda igapäeva tavaks inimestele, nii et nad isegi võib-olla ei saa aru või et see on nagu neile huvitav, selle toidu raiskamise lahendamine. Ja tulles siis tagasi selle algse teema juurde, et kuidas siis ikkagi tudengina keskkonnasõbralikku startupi luua, siis minu soovitus olekski see, et kindlasti osalege erinevatel üritustel, kus on võimalik ise käed külge panna. Et just selleks ongi erinevad hackathonid ja näiteks kui esimese ideega kohe midagi sünni, siis äkki 3. või 5. ideega juhtub see, et vot see on see õige asi, millega edasi minna ja ning siis täie nagu auruga edasi lasta. Samas, kui mõelda ideede peale, siis kindlasti tänapäeval on roheideedel suurem võimalus õnnestuda, sest nii ühiskond ise kui ka investorid tegelikult otsivad jätkusuutlikke lahendusi, et näha, et ka see idee oleks nii-öelda tulevikus võimeline tegusid tegema. Ning samas, kui juba idee on olemas ja tiimikaaslasi otsida, siis siin on tõesti oluline roll, et ka mina ei oleks üksinda suutnud mitte midagi ära teha, aga kui sul on tiimis mida erineva kompetentsiga inimesed, seda suurem tõenäosus on midagi nii-öelda oma kätega valmis ehitada ilma välise abita. Ja võib-olla kõige tähtsam soovitus üldse startupiga alustajale ongi see, et ole hästi järjekindel, ära anna alla, kuna see on ilmselt kõige suurem probleem, miks ideed ei õnnestu. Et tegelikult ka meil kulus ikka väga kaua aega, pea 6 kuud, et see platvorm üldse valmis saada. Et selle aja jooksul tegelikult meil ei olnud mitte midagi ette näidata ja see oli võib-olla kõige raskem see algusaeg. Et kui see platvorm juba valmis, siis sealt edasi on nagu väga huvitav olnud nii-öelda suhelda kõikide nende klientide ja restoranidega ja näha seda kogu elu, mis nii-öelda selle startup-indusega toimub. Aga alguses jah, kindlasti tuleb nii-öelda olla järjekindel ja mitte alla anda. Ja kui rääkidagi minu kogemusest, siis tegelikult ma olen seal 1 aastaga õppinud meeletult palju, et ma olen 1 aastaga õppinud rohkem nii startup-induse kui ettevõtluse kohta kui kogu elu jooksul kokku, et kindlasti väärt kogemus ja soovitan proovida vähemalt luua oma enda nii-öelda startupi, et see kogemus on võrratu. Ning lõpetuseks ma tegelikult tahaksingi öelda, et kui sel raskel ajal me tegelikult peame hoidma nii-öelda üksteise tervist, siis tähtis on ka mõelda just nimelt keskkonna tervisele.
ning siin puhul ma kutsungi kõiki üles, et mõtlema just keskkonna tervisele ning üheks võimaluseks ongi näiteks tellida järgmine õhtusöök läbi Foodleri ning seeläbi toidu raiskamist vähendada. Aitäh, see oli mina, Mirko. Suur tänu sulle, Mirko, väga meeldiva ja tudengitele väga nagu kõneka teema eest, et võib-olla terve päev õpid nii kaua ja siis ei jõua süüa teha, siis Foodler tuleb appi, saad minna võtta võib-olla kuskilt väga kvaliteetse restorani prae, näiteks koduteel. Aga rahvas on küsinud ka päris palju küsimusi, et hakkame aga pihta. Rääkisid, et mõni inimene ostab iga õhtu endale sealt Foodlerist söögi, et kui suur on teie turg hetkel ja kas, või küsime siis nii, et kui kiiresti, kui te panete pakkumise üles, kui kiiresti see tavaliselt nagu ära võetakse? Ja, et tegelikult see oleneb ka nii-öelda pakkumistest, et kui seal on väga hea praad ja väga hea hinnaga, siis need lähevad tihtipeale väga kiiresti, et samas on ka, et see olenebki näiteks mõni restoran, tal jääb päevas näiteks 5 praadi üle, mõnel 10, mõni päev juhtub, et on seal 20-30 erinevat praadi, et seetõttu ka see ajavahemik, et kui kiiresti need nii-öelda ära ostetakse, et mingite pakkumiste peale on kindlasti suur tuli ja need lähevad nii-öelda kiirelt, et sa ei jõuagi reageerida, aga kindlasti on ka pakkumisi, mida on võimalik nii-öelda rahulikumalt nii-öelda leida. Väga äge, et inimesed nii palju siis silma peal hoiavad ja otsivad endale neid häid diile. Praegu on koroona tõttu restorani äri natukene raskendatud, et kas see on teie ärimudelit kuidagi muutnud ja kas ja kuidas olete te pidanud siis sellele kohanema? Ja, et tegelikult kui need piirangud üldse peale tulid, siis me algselt isegi kartsime, et kas meid on nüüd enam üldse vaja, kui restoranid nii-öelda kinni lähevad, kuid tegelikult ei pidanud otseselt nii-öelda kartma, sest äri toimis edasi, meil isegi numbrid nii-öelda suurenesid ja muidugi me näeme seda, et see annab ka meile sellise, hoiab meid kindlasti tagasi, et me näeme, et kui need restoranid kõik avanevad ja piirangud on läbi, et siis kindlasti ka meie nii-öelda turg saab mitmekordselt nii-öelda kasvada, et kindlasti seal mingisugune mõju on. Väga hea. Mis on sinu silmis olnud suurimad väljakutsed Foodleri loomisel? Ma ütlekski, et võib-olla kõige raskem oli see algus, et kui ka Upsteami asutaja rääkis sellest eksistentsi probleemist, mis tal vahepeal tekkis, et siis ka just see alguse moment, kui sul ei ole seda nagu platvormi päriselt valmis, et siis tekivadki sellised mõtted, et kas ikka ajad seda õiget asja, kas ikkagi lahendab seda õiget probleemi. Võib-olla sellest nagu üle saada oli kõige raskem, aga samas seal tulebki olla nagu järjekindel ja mitte alla anda, et kui need esimesed nii-öelda maksvad kliendid juba taha tulevad, siis läbi selle sa saad sellist õiget tagasisidet ning me näeme, et päriselt meid on nii-öelda vaja. Nagu siin sissejuhatuses sai mainitud, et olete leitav nii Tallinnas kui Tartus, ütlesid, et tahate laieneda hästi mitmele valdkonnale, et kas on lähiajal lootust teid kuskil uues linnas näha või saad sa rääkida sellest natukene? Ütleme nii, et plaanid on suured, lähemalt öeldes linnade osas ma praegult otseselt ei oskaks nii-öelda avalikustada täpsemalt, et plaanid ei ole nagu nii suurelt läbi mõeldud veel, aga näiteks võib öelda, et lähiajal võib oodata seda, et me laieneme lisaks nii-öelda restoranidele, kohvikutele, ka siis toidupoodide ja ka tanklakettideni, et see on nagu meie lühikesem plaan, mille me tahame täide viia. Kui te otsite endale ettevõtteid teiega liituma, kuidas see käib, et kas te pigem peate neid approachima või tullakse juba teie juurde ja kui te lähete näiteks mõne ettevõtte juurde, et kui raske on neid saada nõusse, et kas on inimesi, kes on väga vastu ja kes on... Jaa, et tegelikult see on mu põhimõtteliselt igapäevatöö ja ütleme, alguses oli see kindlasti oluliselt raskem, et ma pidin tutvustama täiesti uudset ideed, mida põhimõtteliselt Eestis ei teatagi või tuntagi, et selline asi on üldse võimalik ning seda nagu maha müüa kindlasti oli raskem, aga kõik, kes nagu on pannud enda väärtused paika ja kui restoranid päriselt saavad aru, et seal ei ole ühtegi nagu kulu neile, et sealt on võimalik neil ainult nii-öelda tulu teenida ja seal ongi nagu võimalus leida uusi kliente, teenida lisatulu müümata nüüd toidult ning samas ka kasvatada nii-öelda enda keskkonnasõbralikku mainet, et siis on neid restorane, kes sellest aru saavad, kindlasti lihtsam leida. Aga kui nüüd rääkida nagu praegusest ajast, siis juba enam nii-öelda
Foodlerit teatakse ja tuleb ka aina enam nii-öelda kirju meile endile sisse, et soovime nii-öelda liituda ja rääkige sellest lähemalt. Väga hea. Küsiti veel seoses ettevõtetega, et kas te olete pidanud valima ettevõtteid, keda te võtate enda platvormile, et võib-olla keegi tuleb teie juurde, siis Jaa, et tegelikult meil on olnud olukordi, kus me oleme isegi pidanud nagu ettevõtted nii-öelda meie platvormilt, me ei olegi saanud lubada neid, et tegelikult seal ongi väga paljudel näiteks restoranidel päriselt ei jäägi toitu üle, või on need kogused nagu meeletult väiksed, et need restoranid, kes teevad nii-öelda ainult siis näiteks a la carte menüüd, et seal nad tihtipeale ei valmistagi midagi suuremat ette ja sellisele restoranile, kui ta ise nagu on suutnud enda kogused nii ära piirata, siis otseselt meil ei olegi nii-öelda neid vaja, aga samas on olukord alati muutub ja on väga palju restorane, kes näevad sellel ikkagi potentsiaali ja saavad selle nii-öelda õigel hetkel kasutada, et on ka restorane, kes on öelnud, et neil pole seda hetkel vaja, kuna kogused tõesti ei jää üle, et ka näiteks praegusel ajal, kui piirangud on peal, aga samas neil on nagu huvi kindlasti liituda tulevikus või nad on meiega juba ära liitunud, et selleks, kui neil tekib mingi niisugune hetkeolukord, kus midagi tõesti on jäänud üle, et siis tal on võimalik koheselt need ka müüki panna ja sealt mingisugune tulu teenida ja samas ka just toidu raiskamist vähendada. Sa rääkisid, et enamasti on teie partnerid siis ettevõtted, toitlustusettevõtted ja inimesed vist käivad ise toidul järgi, on ju. Et kas teil on plaanis ka koju toomisettevõtetega koostööd teha või kuidas te seda vaatate? Ütleme nii, et meil on see nagu plaanide hulgas küll ka see kullerteenuse juurde liita, kuid samas me tegelikult näeme, et mujal maailmas sarnased ideed tegelikult on algusest peale kuni lõpuni toiminud ilma just kullerteenusteta ja tegelikult seal ongi see kogukonna tunnetus, et inimene tulebki, esiteks on nii-öelda zero waste, et ta tuleb päriselt ka näiteks jalgratta või millegi muuga sellele toidule ise nii-öelda järele ja samas, kui praegu meil seda kullerteenust pole olnud, siis me näeme, et tegelikult inimesed tõesti nagu kasutavad meid, et see otseselt ei ole kõige suurem probleemi koht, aga samas see on meil nii-öelda kindlasti tulevikuplaanides ja me peame veel otsustama, et mis on siin õige või vale. Ja viimasena tuli natuke teise nurga alt võib-olla küsimus, et kuidas Foodler teenib oma kasumi, kas siis pakkumiste pealt või diilide pealt või kuidas teil see töötab? Jaa, et ka meie peame kuskilt mingi osa saama ja tegelikult meie teenimegi siis väikese vahendustasu igalt toidult, mis siis on juba läbi Foodleri nii-öelda maha müüdud. Ehk siis me võtamegi nii-öelda toidu kohalt selle väikese vahendustasu nii-öelda. Et kui ütleme, inimene tellibki mingi prae, siis meie saame sealt väikese osa ja enamjaolt saab suurem osa siis sellest restoranit. Nii ta käib. Ja see oligi viimane küsimus, nii et suur aitäh sulle, Mirko, ja hakkamegi siin vaikselt otsi kokku tõmbama. Aga aitäh teile!